arvake ära, kes täna Rootsi läheb. Tervist kõigile, täna on reede 23. veebruar, kell on 13.05 parasjagu. Ja põhimõtteliselt ma olen me lähme juutšikadega Rootsi kruiisile. It's a thing. Näeme teiega juba stuudios. Update kell on 15.23. Ma olen stuudiosse jõudnud. Siin on Sydney ja Honita. Öelge ciao. Ja seal on Ivy ja Bright. Ei, siin kedagi teist. Siin kedagi teist ilmselgelt ei ole. Me oleme siin kolmekesi. Ja me lähme kella 4-ks sinna laeva peale. Fun fact ja also accurate näide sellest, kui loll ma olen. Ma mõtlesin, või no ma nägin öösel unes. Ma nägin öösel unes, et ma pidin Rootsis käima ringi. Enda seljakoti ja kohvriga. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et kas see laev ikka ootab meid ju ära. Me saame ju asjad sinna sisse jätta. Ja siis ma hakkasin kahtlema, et ma mõtlesin, et äkki ma peangi selle kohvriga seal ringi käima vanalinnas. Aga siis õnneks ma tulin siia. Ma ei saanud, viitsin selle akna ääres enam seista, ma istun maha. Ma tulin siia, see on kinnitus, et ma ei pea seda tegema. Me saame rahulikult ka jutisse oma asjad jätta. Meil oli eile proov siin ja me saime ühed väga lustakad timelaps'id ja klipid teile ning et ma insertin need siia. Ma pole 5 tundi söönud. 5 tundi. Ja ma olen nälga suremas. Ma käisin ennesta trennis. Ja me oleme siin, vaatan, Honita ja Sydney on siin. Sydney, please. Ja siis siin on Ivy, kes väga hardworking juba. Kuule, millal see sünnipäev on, Ivy? Aitäh! Sulle saad otse mu vlogi oma heateoga. Heategu. Ei. Hea tegu of the day. Aga me kirjutasime mingid stsenaariumid üli kaua. Ja siis nüüd ma olen siin suremas, aga Bright tõi meile makarone. Tehnika pala. Purgis. Aga tegelikult, kas see ongi päris? Hea tissi salvestab. Kas see on need Paalapellid oli kiilatud otsas. Ja makaronnega ei olnud. Päriselt nüüd on makarone või? Ma sain aru, et need ongi nagu, aga lihtsalt makarone. Ma näitasin pildi sulle! Ma panen teile pildi, mida ma käskisin Braidul tuua. See on see, mida ta tõi mulle. Mis asi see on reaalselt? Veiseliha, sibul, vett. Eringas. Beautiful. Ma olen stilkuri, et ma ei saanud šokolaadikrosant või ma sain mingi Mehhiko paja endale. Saapad matchivad selle händeliga. Oh my god! Tead, mul on nii hea meel, ma pole kuskil välismaal nii ammu käinud. Maakas Maria saab finally pealinnast välja. Victoria Billig. Kujutate, kui ma oleks räpparid, oskaks laulda lihtsalt nagu, kujutate nagu Räpparid ei pea laulda oskama. Ei, ma räägin, mõtlesin, et kui ma oleks räpparid või oskaks laulda. No kujutate, et hoiavad ta niimoodi veel kiiresti, mingi Pole raske olla kuulda. Palun esita, tee live esitus, kuidas olla kuulile. Lapins huu, mina tulen lihtsalt. Same. Põhimõtteliselt see koht, kus me esineme on nagu šuka ja meil on nagu slaidid ja värki ja siis me teeme hetkel oota. Proovime, kuidas on mikrisse rääkida. Ivy tegi siukse äparduse, et ta kogemata printis 3 tüdrukule ainult 1 skripti. Ei olnud printer, ei töötanud. Tere, mina Sydney. Arvake ära, kes just enda proovi lõpetas ja nüüd on täpselt perfektselt aeg jõudnud selleni, et me saame sööma minna. Ma olen seda nii kaua võtnud. Ma pole jälle 5 tundi söönud. Ma olen reaalselt nälgimas ja ma ei suuda... Reaalne. Ma ei suuda keskenduda, kui ma söönud pole ning et we about to get some food. Loodetavasti mingit head. Mu isu on täna nagu kartulipudru akliakastme, peedisalati ja šokolaadi croissandi. Trying to be actual YouTuber ja ma hakkasin vlogsin enne, kui ma sööma hakkasin. Meil on mingid hooajakartulit, hooajaköögivilja ja lihapalle. Ja see on hetkeks kõik, sest mu taldrikule ei mahtud korraga rohkem. Aga me pärast lähme vaatame, siin on nii palju häid magustotti, et ma lähen hulluks. Siin polnud segumahla, mis on natuke pettumust valmistav. Ma tahtsin teile teha me glamuurse, super ruumika ja avara luksusliku
kajuti tuuri. Väga tere, ma ei teadnud, et te täna tulete. Astuge rahulikult edasi, tema naivid ei pea teda tähele panema. Ma alustame siis meie super luksusliku kajuti tuuriga. Kõigepealt siis meil on sükene eriti täispuidust uksia pandud ja siis on meie esik. Siis ma tahtsin midagi nagu väga suurt, et meil oleks ruumi, kõik joped panna, kui keegi tuleb külla, kõik saaksid panna, keegi ei peaks siin kökerdama, nii et see edasi saab minna. Ning et meil on kõik saapad sellel, meil on minu statiiv ja puha ja siis siin on kõigi meie joped ja siis siin üleval on meil ka terve ports neid autogrammilehti. You know, just YouTuber things. Kui me edasi liigume, siis meil on siin hästi hea plasmateler on meil. Süke super rõhuga, väga suur, laia pildiga, hea kvaliteediga. Nii, ja siis siin on see minu vanity. Mul on kõik minu makeup collection over here. Ja ma tahtsin sükest eriti suurt ja hästi valgustatud mirrorit nagu Brigitte Susanne hundil, kus on niimoodi järjest kõik valgustid, nii et siin ma teen iga hommik meiki. Siin on meie vannituba, mis on muidugi nagu kõige parem osa sellest kajutist. Te lähete sisse ja kõigepealt te panete siit selle tule põlema, onju? Ja siis, nagu kui te astute muga siit koos edasi, siin on kohutavalt palju ruumi ja meil on siuke super big shower. Mul on siin ruumi kõigeks. Meil on siin vetsupott ja samuti väga suur ja hästi valgustatud peegel. By the way, see peegel ongi päriselt hästi valgustatud. Täna on sleepover'il tulnud minu 3 parimat sõbrannad ning et ma olen kõik meie magic voodid välja tõstnud. Meil on Sidi voodi, Honita voodi, minu voodi ja see on külaliste diivan, kus Arvi magab. Aga ja nagu minu voodipesu on puhtast siidist, ilmselgelt. See on siukest ilusat, briljantvalget värvi. Siis siin on mul ka natukene tööasju, ma olen nagu igapäevaselt professionaalne YouTuber. Siin on meie suurepärane peegel, ma iga hommik imetlen ennast siit. Siin ma saan vaadata, et mu outfit all fine oleks. Ja siin me sätime nagu enda kõike. Meil on siin väga luksuslikud valgustid, kui ma filmida tahan. Näete, vaadake, suurepärane, üldse mitte kollane valgus. Ma loodan, et teile meeldis mu siis kajuti tuur. Kui meid see unustage seda likeida, alla kommentaarides teada anda, kuidas teile meeldis. Kui te tahate veel näha minu ja mu 3 parima sõbrana seiklusid siin luksuslikus kajutis, siis vajutage punast subscribe nuppu. Ma olen täiesti teadlik sellest, kui kole mulle pulkast ma sõin just muffinit, aga mind ei huvita. I hannut seda, näed, see läheb ainult hullemaks. Aga me siin shoppame. Sain endale asjad, mida Tallinna võtta. Me siit krabame kohe paar täiesti asjalikku, tervislikku, mõttekat ostu. Ma toon teile näite, mis selgitab, kui viieline inimene Aivi on. Meil on nagu veepudelid, mul on nagu siin taskus. Ja nüüd äkki jätame need välja, äkki nad arvavad muidu, et me varastasime need. Unustame selle. Ma unustasin oma issilt nagu küsida, et ta mulle raha üle kannaks ja siis nagu ma saan alles homme küsida, kui me nagu parem levi tuleb ja nii. Aga see nii kaua ma olen Aivi rahakoti peal, palun unustame selle. Ma päriselt, oota, palju see maksab? Äkki mul on selle jaoks nagu natuke? Mul on nii kodus nii palju, ma väiksena. Võtan kaasa kaisu niimoodi. The fact, et mu huuled ikka veel sellised on, see sa lot about me. Ma ei tea, mida ma teen lihtsalt. Kui ma seda ei tea praegu, millal ma teen seda. Tegime näomaalinguid Sydney ja Honitamiga. Oh my god, lähme teeme kõik koos näomaalinguid ja siis Sydney teeb siukase. Vähemalt tegi midagi. Ja ma olen siin. Ja ma vaan nüüd lootma, et Ott Lepland mitte siia võtaks. Maria on pissil. Ma demonstreerin teile, kuidas see laev hetkel väriseb, siis me hakkame jõudma Ahvenemaale. Me lendame ümber kohe. Niimoodi. See oli demonstreering. Ümber kohe. Ma olen veetsus järsku mingi... Tere, mina olen siin üleval. Maria magab seal ja seal on ta leivad, kuidas siin suumitakse. Seal on 2 kanepileiba. 15 ja täis. Ei, 15 ja tüdub. Ei oska mitte midagi teha. Ma lihtsalt näitan teile seda leiba uuesti, et see on fun. Kanepileib.
ma editin seda vlogi ja ma avastasin, et see Ott Leplandi klipp, mida te kohe praegu vaatate, see on nii, et ma filmin, kuidas ta laulab kuulati ja siis ma keeran ümber ja ma rääkisin vist järgmises osas ma räägin, kuidas meil oli üks sõber, kes oli 2 meetrit pikk ja te näete, kuidas kõik on tasapinnas, järsku tuleb tema ja siis läheb kõik täiesti tasapinnas edasi. Ja Laura arvast ma peaksin seda seletama, et kõik ikkagist näeksid seda. Jaa, on nii naljakas. Tere hommikust kõigile. Arvake ära, kes said 3 tundi und ainult. Tegelikult juhtus nii, meil oli eile, me tegime uusi tutvusi siin laeva peal. Ja meil oli väga lõbus õhtu, aga ma kahjuks jõudsime alles kell 5 nagu magama. Ja siis kuna meil pole levi, siis meie telefonid olid nagu Eesti aja peal. Ehk kui me panime äratus kella 8, siis nagu heliseks Eesti aja kell 8, aga tegelikult kell 7. Mingi, et ma oleks tegelikult saanud 4 tundi magada, aga ikkagist saime ainult 3. Ja täna me siis ilmselgelt läheme Rootsi. Meie plaan on minna Sephorasse. Ma alati teen, kui sul ükskõik kus ma ööbiks hotellides, ma panen alati kraanikaussi enda meiga, sest seda ei mahu äärde peale. Ja oota, ma näitan teile kohe meie ilusad kajutid ka lihtsalt. Uskumatuna. Kell 10.31 me jõudsime ametlikult Stockholmi. Mul on nina räigelt nagu kinni ja mingi kurk on valus ja nagu... Aga õnneks mul nagu üldine ennestune pole väga paha. Me läheme metroo peale. Ma olen 1 korra elus metrooga sõitnud. Vist olen, ma ei ole kindel. Ja see oli Inglismaal, kui me seal sõitsime sellega. Miks minna tavalisest uksest, kui saab keerduksest minna? Selles Teen Wolfi hooajas vaata, kus on need Ghost Riderid. Nii. Seal nad on, Styles on kinni seal vaata. Oh my god! Siis ta proovib seda asja siit läbi vaata. Jaa, aga ma mäletan, et Suicide Squadis oli see, kui see mingisugune crazy man seisis ja mingi rongi stoppes. Ja mul tuleb iga sari, mida ma vaatan, on kuidagi see... üks Castle'i osa oli ka seotud sellega. So many interesting stuff. Miks olen see, et mina igal pildil, mis must tehakse, näita Aivile seda pilti. Te saate aru, mis juhtus. Me olime siin, ootasime seda metrood, on ju. Ja siis see tuli ja me olime kõige viimane uks. Ja siis see hakkas väga täis saama ja kõik meie kõrvalt juba jooksid nagu järgmiste suustesse. Ja siis me hakkasime jooksma, et teist ukst jõuda. Ja need uksed pannakse kinni ja me siin ikka lähme ja üritame räigelt vajutada ja me jäime maha sellest metroost, aga Honita oli seal sees. Nüüd Honita sõidab kohale. Nüüd Honita sõidab kesklinna ja me tuleme talle ainult 10 minutit hiljem järgi. Nagu out of kõikidest inimesest, of course juhtub see meiega. Need on imelikud need nagu juhtumid, mis nagu juhtuvad. Ja nagu üldse kõige veidramad asjad on meiega üldse nagu juhtunud, aga mul on tunne, et see juhtub alati ükskõik mida me teeme. Also fun fact, eile me kohtusime ühte noorhärrat, kes oli 2 meetrit pikk ja nagu 2 meetrit 202 2 meetrid isikud ei kohta just iga päev. Eriti mul on tore nagu liigikaaslast näha, kes samuti nagu mingi teletorn on. Kuigi ma tundsin ennast nii lühikesena. Ja siis me kohtusime ühte teist noorhärrat, kes oli, ta nägi täpselt välja nagu Teen Wolfist Ethan ja Aiden. Ja ma ei tea, kas Justin Tolley. Ma ei tea, kas tohib panna võõra inimese pilti vloogi ilma nendele vaata, aga ma nii tahaks nende pilti siia panna, milline ta välja nägi, see, kes selle Ethani ja Aideni moodi. Sellest 2 meetrisest mul pilti pole, nende kõikide telefonides on need pildid, mis me tegime. Seda oleks pidanud keegi kõrvalt filmima, kuidas me maha jäime. Sellepärast me hakkasime suruma pildi maata peale ja ma ütlesin viimase hetkel, et lähme palun jooksen teist uksest ja me jookseme, juks lähevad kinni ja me vajutame räigelt ja kõik inimesed seal sees vaatasid, kuidas me maha jäime. Mulle meeldis see, kuidas Juanita lihtsalt mingi seal seisavad. Lihtsalt täiesti lihtsalt lehvitas meile. Ta isegi polnud paanikas. Ta isegi ei tahtnud maha tulla. Ta lihtsalt sõitis kesklinna praegu ilma meie ette. Seda oleks küll võinud, kus see Juanita ära sõidab, see oleks võinud saada ka. Ma üritasin, peaaegu sain. Ma pole päris kindel. Update. We made it. Ma üritasin ennem teha storyt, kus ma rääkisin, et mul tuli, et Honita ja bussist mais mulle tõstat ninast välja poole ma story peal. Reaalselt, mina, Sydney ja Aivi jäime 3 metroost maha, aga Honita sõitis ilma meed kesklinna, sellepärast, et me ei maadud. Ma peast, et ei jõua sinna ukseni, ma ei nagu, okei. Ciao. Ciao. Seda...
Okei, mu tänane võrkauto on pannud. So many animals. Oh, just city things. Guess who is in heaven? Feeling like Alicia Marie. Siin kõrval on Victoria's Secret nagu 2 poodi, mis on kõige basicumad white girl poed. On kõrvuti. Starbucksi kõiki võimalike drinkide tastest. Ma võtsin mingisuguse tavalise vanillalatte ja ma käskisin whipped-creami sinne peale panna, sest nagu ma satun mingi korra elu Starbucksi. Ja see whipped-cream pole üldse nii hea, nagu ma ütleksin kofeiinist Eestis, Tallinnas on parem. Aga see on nagu tavaline latte, aga magus lihtsalt. Ma olen seda samad jooki külmalt joonud ja see on hea. Oota, millega sul on? Mul on sama, aga sojapiimaga on ja vanilliga. Ai, see on hea. Ma oleks kaerapiimaga tahtnud, siis oleks perfect. Ma oleks ka kaerapiimaga võtnud, kui oleks saanud. Ai, aga see on hea, see on okei. Oota, Sydney, mis jook see on? Matcha frappuccino. Matcha frappuccino, või? See on leegeline. Oh my god. Kui ma oleks külmajooki tahtnud, ma oleks nii palju paremad valikud olnud, aga mul on küll, mis ma mõtlesin, ma võtan selle. Oh my god. See on nii hea, see on nagu kakaone. Parem kui mu eelmine go-to. Mis see on? See on tavaline latte. Tavaline on. Ei ole vanilla, sellepärast, et see on nii mõru. Minisegment What's in Sydney's backpack. Ma teen lahti, et oma kaamerat sisse panna ja tal on lihtsalt siuke asi lambist kotis. Ja tal on, kas sul olid mingid asjad veel või? My Little Pony pinal. My Little Pony pinal, väga huvitav. Oota, ma panen kinni. Kõik inimesed on lihtsalt täiesti Rootsis on kõik nii stiilsed. Ma lihtsalt tahan jäädvustada, kui hea tuju mul praegu on, et kui ma seda tagasi vaatan, siis ma tean, kui positiivne ja hea mul olla oli. Sõbrad, me leidsime asja, mille pärast me siia tulime. Siidi palun lihtsalt reaalselt lähme nagu jooksuga lihtsalt. Appi. Ma olen seal korra elus käinud. Ma ei suutnud Sephorat piisavalt hinnata. Ja nüüd on mu võimalus jälle tulnud. Oh my god. Ma ei saa hingata. Siia läheb kogu mu raha täna. Watch me. Ma lootsin, et järgmine kord, kui ma selle kaamera kätte võtan, saan ma teile öelda, kuidas ma spendisin, ma ei tea, mitu eurot Sephoras. Aga ma olin kõik oma asjad välja valinud ja ma hakkasin maksma ja mu pangakaarti pole. Ja me oleme tagasi Starbucksi, kus ma viimati maksin selle kaardiga, nagu mu süda reaalselt taab, seepärast, et iga reis juhtub muga korra siuke asi. Jumal on mu vastu hea olnud, saatus armastab mind ja Starbucksis on maailma parimad töötajad. Me läksime sinna küsimisele, selle sama barista käest küsisime, et kas jäi ja siis kohe üks teine kutt, kes isegi ei teenindanud mind, aga oli mingi too, et ta kreditkaart mingi essi andis mulle selle ja ma olen nii thankful. Ma ei kaota enam kunagi oma pangakaartiga raha ära, ma luban lihtsalt. Me nüüd lähme Sephorasse ja ostame kõik 200 euro eest meile make-upi ära. Ma olen rohkem kui happy. Ma sain kõik oma asjad ostatud. You bet, et ma annan teile full pikkuses hooli pärast. Ja mul läks 150 euro, aga see on 1500 krooni. Ja kui ta ütles 1500, siis ma sain minišoki. Aivi, kuidas kommenteerid minu pangakaardi intsidenti? Ja arvestades seda, et iga reis, kuhu ma lähen Itaalias, ma jätsin oma iPhone 7 Plusi lennujaama WC-sse. Inglismaal ma kaotsin selle rahakoti koos 200 poundiga ja pangakaart kaob kogu aeg mulle ära. Kuidas see hashtag relatable? Hashtag relatable, hashtag just Maria things. Me saame just maailma parimad Instagrami pildid nagu nii head, see tänav näeb Loki kaamerast nagu nii artsi välja. Update, me pole teiega räigelt ammu rääkinud. See oli viimati siis, kui me veel Rootsis olime siit. Throwback, so much long time ago. Põhimõtteliselt me tulime tagasi laevale, mul oli nii halb olla, sellepärast et ma polnud tükki aega söönud 5 tundi in fact. Ja lihtsalt nagu üleüldselt oli nii nõrk olla lambist külmavärinad voodis pikali onju. Tegime teise show poole ära, mis läks ka enam vähemalt okeilt onju. Nagu väga hästi, nii palju positiivset emotsioone. Ja siis tulime siia ja siis põhimõtteliselt ma ei teinud midagi huvitavat, me veetsime aega. Sõime, käisime söömas ja vaatasime Ott Leplandi jälle ja rääkides Ott Leplandist. Me panen kohe kapteni mütsi pähe, et asi ametlik oleks. Oi, te veel seda vist ei näe, ma pean allapoole tulema. Aga ma väga fään on Ott Leplandi ja ma tean paljusid ta lugusid ja ta on minu meelest väga ilus ja väga armas ja oskab väga hästi laulda. Ja siis me nagu eile käisime ka juba Ott Leplandil, see oli mega äge. Ja siis me nagu lambist mõtlesime Sidniga, et keda see Ott Lepland huvitab, follow up siis õigemini on ju. Vaatasime follow up Fit Loorat, Erna Uskot ja mitte mind.
Nagu Maria-Jonna. mitte Sydneyt, mitte mind. Mina olen lamp, aga Lambist. Lambist ei follow lihtsalt. Ja siis me olime mingi, et what can we do to change that? Ja siis me võtsime selle YouChickide plakati. Kas ma demonstreerin? Ja panime, näita mõni, mis pole lennukiks folditud. Tegime, panime need autogrammid, südamed siia tänna, ja siis võtsime teise poole markeri ja kirjutasime, miks sa followed Fit Loorat, aga mitte mind. Siis panin alla enda Instagrami nime. Ja siis nagu ma unustasin Sydney oma panna, ja siis Sydney oli pärast mingi, oota, panik enda oma ka, pani enda oma ka, ja läksime kontserdile ülikaua, üritasime seal vusserdada, et seda talle kätte saada. Mõtlesin, pärast tuli idee, oleks võid lennukiks voltida ja lihtsalt lava peale saata otsa, see on, et aru saaksite naljast, siis iga skripti asi on meil lennukiks voltitud siin toas lihtsalt. Ja seal on meil laeva peal, how ironic, Ja siis andsime selle, Oti kätte ei saanud anda, Oti kitarristi, ta on nii ilus kitarrist, see noorem. Ei saanud anda, kõik läksid ära, lambist, Sydney koputas selle kitarristi õla peale, see ei reageerinud. Andsime Turva kätte, ütlesime, et see on väga oluline, et ta selle kätte saaks. Alguses Turva mingi puiklas vastu, mida iganes Sydney tegi, oh my god, Anna. Sydney rääkis Did Her Magic ja lambist oligi Turvas selle backstage'is meie kirjaga, Siis läks õhtu edasi, me oleme väga huvitava suhtlusringkonna endale siin saanud, 4 sükast toredat noorhärrat ja siis üks by the way 2 meetrit pikk. Ja siis ennast tegime Otiga pilti ka by the way, laulsin ülikõvasti seda kontserdil, ma teen veel, et ta ikka teaks, et ma teda fänn on. Ja siis te teate, meil on leviga siin sitaati lood, me peame fun fact vädis uks lahti hoidma, kajuti uks, et oleks levi. Ja siis me olime ühes teises siin kajuti toad ja siis ühed tüdrukud tulid, seisid sinna vahele lambist ja me ütlesime vabandust, et meil levil ees ja käskis meil ära minna. Ja siis vaatan, lähen Instagrami lambist. Tuudi ja Ott Lepland korraga hakkasid followma mind. Ühesõnaga me saatsime Ott Leplandile kirja, et ta mind followma hakkaks ja ta hakkas mind followma, parim osa ja ütlemata. Ja siis ta hakkas mind followma, aga ta ei hakanud followma Sydneyt. Sydney nimi oli täpselt samamoodi seal all ja lambist lihtsalt. Ja mina nagu freaking koputasin kõikjale õlale ja ma tegin kõik endast sõltuva, et see kiri saaks sinna. Sisukas, rohke, see õhtu oli. Oot, kas mul jäi midagi sealt Stockholmi asjast rääkimata või? Rääkisin, kuidas metroo peale, kus Tatninast välja tuli, pagakaardi ära kaotasin. Sydney kaotas pardakaardi ära, enne kui me siia tulime. Lambist. Lambist lihtsalt. Ma tahan mingi tükke, valgeid tükke peast välja. Juanita on teises kajutis. That's all you know. Ei, tegelikult alati on tore reisidel sõpru teha. Ei, nagu selles suhtes, et kui Juanitat ei oleks olnud, siis me ei oleks nendega sinna läinud. Ja Juanita, kõik need vähesed, kes kuulasid seda meie Tallinki show'd, siis me rääkisime seal, kuidas Juanita, Chiquita on meist see spontaanne, ta on see, kes läheb rääkima lambist. Panen oma kapteni mütsi pähe ja läheb magama lambist. Tegelikult me peame ärkama homme kell 9 ja täna ärkasime kogemata tundega liiga vara. Lambist oli vale kellaaeg pandud. Ära veel ära panema, ma seerin natuke sellega veel. Vaat see oli see, mis me Sydney kotist leidsime üks päev. Aga täna on järgpäev 25. veebruar, ma olen kodus, kell on meie 12.16 äkki või. Ma ei vloginud eile ega täna väga, sellepärast pärast kui ma olen ära käinud Sephoras, oli põhimõtteliselt mu trip done. Ma olin ära teinud kõik, mis mul oli ära vaja teha ja nagu kõik muu oli lihtsalt boonusena. Ma mõtlen nüüd see, mida me tegime. Me käisime, seal oli see karaoke, see, kus sai karaoket laulda. Rinnusaadid kiirukaste heia, ütle, kust maarada teha toid igal toon heia. Ja siis peale seda nagu, ma ei tea, väga ei teinudki midagi. Teeme jälle mingi kell 5 magama ja siis ma magasin 2 nagu peale kokku ainult mingi 6 tundi. Ja kui ma sain nii vähe magada, siis ma lihtsalt ei ole mina. Also ma tegin ühe pähklikarbiga endal selle pöidla katki, nagu läks sinna mingi sisse, oli tugevasti, nüüd see kipitab ja mingi mädale peab ma siis sellega mitte midagi teha. Kõik, kellel meiega tore oli, thanks. Meil oli ka väga tore. Reaalselt, mul on tunne, et ma ei mäleta, millal ma viimati nii palju naarsin kui eile. Nagu lihtsalt, see oli arvatavasti partly mu üleväsimusest. Aga nagu, kusjuures ükskõik kus koadis, kus on Sydney, ma ei suuda ma naeru kinni hoida, sellepärast, et ükskõik mida ta ütleb, on nii naljakas lihtsalt. Ning et jaa, issand, ma pesin oma peaga ära, ma pean sellega midagi ette võtma. Nii et teeme teiega juba varsti uue vlogi või videoga. Tšau!